Küll aga on Eesti näituste messikeskus olnud ajalooline paik. Seal on näidatud nii sotsialismimaade saavutusi kui ka uusi ja uhkeid autosid. Nüüd on see kõik ajalugu ja läheb lammutamisele. Ta on amortiseerunud nii ehitustehniliselt kui ka tegelikult moraalselt ja need hallid, mis meie selja taga on, lähevad tõepoolest lammutamisele. 20 aastat tagasi rajatud suuremad hallid, need lähevad demontaaži ja neid ka osaliselt tegelikult taaskasutatakse. Lammutamisele läheb ka messikeskuse küljes olnud baar, mis on veel säilinud omanäolise ja ajastud ruuna. Kahjuks pole seda võimalik säilitada, sest keegi taolise interjööri vastu huvi ei tundnud. Hetkel oleme siis ühe vanema halli baaris, võiks öelda, ja siin on siis erinevaid pidusid varasemalt peetud ja hiljuti ka filmitud Erika Salumäe filmi. Lammutustegevus käib täistuuridel. Valgesse paviljoni, mis on messihoone üks vanimaid ruume, on juba isegi aukseina sisse tehtud. Kui jõudsime ringkäiguga messikeskuse kõige suuremasse paviljoni, hakkasime Mait Tallasega mõtisklema, mis on messindusest üldse saanud ning miks on vaja messikeskus maha tõmmata. Eks võib-olla ka messide vastu huvi on mõnevõrra raugenud, aga selge on see, et Tallinn areneb kogu aeg ja vahetus südalinna läheduses me asume tegelikult ju kesklinnas. Messikeskusi mujal maailmas ei ole ja messikeskuse aeg siin kesklinnas ongi lihtsalt läbi saanud ja aeg on linna tihendada ja võtta see ala muu funktsioonina kasutusele. Leidsime Allasega ka ühe ruumi, kuhu võib-olla kõik ei olegi sattunud. Siin on puitpärand maas, mis ka sportimiseks väga hästi sobib ja omal ajal, kui see siia pandud sai, siis isegi vastas toonastele NBA nõuetele. Nii Allas kui ka Tallinna linn leiavad, et Tallinnas on palju piirkondi, kuhu on linn peale kasvanud ja endised piirkonnad ei täida enam sama eesmärki. Seda arvab ka Tiit Terik, kes väidab, et Eesti näituse detailplaneeringu kehtestamine seisab hetkel linnavolikogu taga. Ajalooliselt loomulikult see piirkond Eesti näitustena on kandnud endas väga selget funktsiooni. Olen ka ise erinevatel messidel seal käinud, see on oluline olnud nii linna jaoks kui ka riigi jaoks laiemalt. Täna on näha, et see objekt seal vajab moel või teisel ümbersündi. Need tingimused, mis seal ka messide läbiviimiseks olid, tõenäoliselt ei vastanud enam ka nendele kasvanud ootustele. Uusarendus pakub aga juba lauluväljaku ääres elavatele inimestele paremaid võimalusi oma igapäevaste toimetuste tegemiseks. Sinna kavandatakse siis 3-4 korruselisi elamuid. Suurusjärk 300 korterit, mis sinna maksimaalselt saab siis ehitada, pluss erinevad äripinnad ja eraldi grunt ka ühiskondliku funktsiooni jaoks, et kas see on siis lasteaed või midagi muud, see siis selgub aja jooksul. Pikemas plaanis loodab Terik, et Tallinn saab oma uuema messikeskuse. Tegelikult linnal endal ju kinnisvara olemas. Kultuurikatel on erinevate messide võõrustajaks olnud. Sinna on võimalik ka ajutist messipinda juurde luua. Nii et see, et Tallinnas üldse messe teha ei saaks, õnneks ei ole tõene. Küll aga jah, kui kõik ei taha sõita teisele poole Emajõge Tartu näitustele, siis Tallinnas tegelikult moel või teisel messe läbi viia on võimalik kas või kultuurikatla näol.